Kui tihti tarvitate meediaväljaandeid? No ikka igapäevaselt. Ja milliseid? No kui meediaväljaanded, siis ikka Elu24 ja Delfi ja. Milliseid kohalikke ajalehti te loete? Koitu loen peaaegu iga nädalavahetus. Aga Lõunaleht? Seda loen harvemini. Kui loen, siis ainult spordiuudiseid sealt. Mis sa arvad, kui paljud noored loevad kohalikke ajalehti? No enamus loevad internetis, seega ma arvan, et kuskil 20–30%. Mida sa tead Põlvamaa noorteportaalist? No ma tean, et minu tuttavaid on seal tunnustatud või sõpru. Kui tihti te külastate Põlvamaa noorteportaali? Ei külastagi. Ei ole midagi kuulnud sellest? Olen kuulnud, aga ei külasta. Miks? See on raske küsimus. Järgmine küsimus on, et kas te loete kohaliku ajalehte nimega Koit? Jaa. Kui tihti? Kord kuus. Kord kuus. Aga Lõunalehte? Olen näinud, aga pole lugenud. Miks seda ei ole lugenud? Ma loe ajalehti. Kui tihti loed ajalehti? Ei loegi. Aga miks? Sest ma ei tea, mul ei ole ajalehti kodus. Kui tihti kuulad Raadio Martat? Üks kord nädalas, vähemalt. Ja mis saateid kuulad? Mis iganes tuleb. Aga minu lemmik on see Vox Humana. Seal on see... Ei mäleta, kes seal on, aga hea saade on igatahes. Mida oled kuulnud Põlvamaa noorteportaali kohta? No ma kuulsin, et nad teevad intervjuusid siin koolis. See olin ka ise väga valmis juba siin intervjuud andma. Nuuskasin nina ja köhisin hästi palju. Ja. Kui tihti loed ajalehti? Mitte kunagi. Mille pärast? Pole aega. Kas sa tead, millised on Põlvamaa kohalikud ajalehed? Koit. Ja veel? Rohkem ei tule. Kui tihti te loete Põlvamaa lehti? Väga harva. Mida te teate üldse neist lehtedest? Ma tean, et on Koit. Koit on, siis on veel, on Lõunaleht, siis on Võrumaa leht. Ma ei loe neid. Lõunaleht, kas te loete seda? Ei, ma loen põhimõtteliselt ainult Delfist. Et Koitu ka ei loe? Vahepeal. Kui tihti? Kui tihti? Ma ei tea, kord nädalas. Miks te Lõunalehte ei loe? Sest internetis on palju mugavam. Noorteportaal, kas te olete sellest midagi kuulnud? Ei. Mitte midagi ei ole kuskil kuulnud? Midagi olen, aga ma ei tea sellest. Mida te olete kuulnud sellest? Et on olemas asi nagu noorteportaal. Te just ennist vastasite mulle, et te ei loe lehti. Mida peab tegema ajalehe firma, et noored loeksid seda lehte? Huvitavamaks, mitte mingid äriteemasid ei tahaks. Mis on noorte jaoks huvitav? Ma ei tea, nagu maailmast igasugused põnevad asju. Keegi ei taha sul mingi kurssi teada. Milliseid ajalehti loed? Postimees, Õhtuleht, rohkem vist nagu internetis loen Delfit. Või ma loegin neid kõiki internetist. Aga milliseid kohalikke ajalehti? Ei loe. Aga mis on põhjus, et sa ei loe kohalikke ajalehti? Need ei jõua minuni millegi pärast. Aga mida peaksid tegema kohalikud ajalehed, et noored neid rohkem loeksid? Ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Aga kas sa Raadio Martat kuulad? Ei kuula. Aga kas sa oled kuulnud midagi Põlvamaa noorteportaalist? Olen kuulnud seda sõna, aga ma ei tea eriti, mis see nagu endast kujutab. Missuguseid kohalikke meediaväljaandeid te loete? Kohalikke? Ausalt öeldes ei loegi. Ei loe Koitu? Ei loe üldse ajalehti. Aga olete kuulnud midagi Põlvamaa noorteportaalist? Korra olen käinud, vaatasin oma klassivenda sealt. Ta on seal üleval, ta on sportlane, siis ma vaatasin.
ehk Autahvliga tutvunud. jah, vot seal jah, olen käinud. Olete kuulnud ka Raadio Martat? Raadio Martat, ma olen ühe reklaami sinna sisse lugenud, aga väga niimoodi regulaarselt ei kuula. Miks ei kuula? Ma rohkem kuulan raadiot muusika pärast. Mida peaksid kohalikud lehed või üldse meediaväljaanded tegema, et noored rohkem loeksid neid? Minust kirjutama. Kas te loete Põlva Koitu? Suhteliselt vähe küll, aga internetist ma vaatan, mis seal on. Kui tihti? No ütleme 6 korra või 2, suht vähe. Aga Lõunaleht? No Lõunaleht, seal on jah, ütleme, ka mõned korrad, ütleme, ei ole suur lehelugeja. Aga mis uudisterubriiki te tavaliselt vaatate sealt? No ma vaatan sõltuvalt pealkirjadest, sisust, mis seal on.